Tartu Motoshow kindlasti kõige värvikama standiga oli väljas Renault, eks just uudised on need, mis margi näitusel ausse tõstavad. Kõige värskem mudel puras just avapäeval kohale. Tegemist on ka Renault jaoks täiesti uue segmendiga. Kõige uuem uudis on siis Renault Alaskan, mis meil jõudis, väga napilt jõudis siia, et ise nägime ka esimest korda. Et tegu siis sellise Renault märgi all esimest korda, et kastikat ei ole meil varem valikus olnud. Et kõik Renault mugavused on olemas, kandevõime on terve tonn, et selles mõttes päris äge asi, et juba tahaks klientidele pakkuda proovida, et mis ta üldse nagu endast kujutab. Ta on väga konkurentsivõimeline, et oma just numbriliste omaduste poolelt on ta üks võimekamaid omas klassis. Ja Renault märk on ka väga hinnatud ja ma usun, et ta on ikkagi oma klassi ikkagi üks peamistest tegijatest nüüd. Mootoriteks on 2,3 diislid, mis on juba masteritelt tuntud, et seal on siis 120 kilovatti ja 140 kilovatti ja saab nii manuaalkastiga kui ka automaatkastiga. Et võimekused aga mootori poole pealt kindlasti ei jää. Nüüd seisab ees töö sellise autoklientuuri ka Renault margi puhul üles leida, aga uskuda võib, et see keeruline ei ole. Metsa, maale ja ka linna, miks mitte muidugi, et eks me peame nüüd selle klientuuri üles leidma, et kindlasti metsamehed, põllumehed siin samas kas või Lõuna-Eestis, et kindlasti seda klientuuri on, peame ta nüüd üles leidma lihtsalt. Here it comes. Teine uudis on samuti väga esinduslik, uus Renault Koleos, milles on Renault esile toonud maastikuautode jõulisuse. Tal on nelikvedu, mida saab väga kergelt Renault'le omase all-mode 4x4 tehnoloogia abil muuta esiveoks, samuti on autol meeldivalt kõrge clearance. Muidugi kogu Renault esinduslik sisedisain koos erinevate juhiabisüsteemidega. Masinast on saanud lausa müügimeeste üks lemmikutest. Olemas on nii manuaal kui ka automaatkäigukastidega variante ja loomulikult korralikult nii diisel kui ka bensiinimootorid. Ütleme, Koleos on see, mis siin viimasel ajal nagu mulle eriti meeldib, et on tõesti selline jõuline, massiivne, ta istub väga hästi tee peal ja tunned end väga turvaliselt seal sees. Uueks võib nimetada ka Renault Espace'i, mis küll mõnda aega juba salongides saadaval. Renault Espace on siis Renault lipulaev ja siin meil ongi hea, et on siis kõige kõrgemas varustuses, Initiale Paris varustuses, et kõik, mida Renault teab ja oskab, on sellel variandil olemas. 4 kroolimine, täisnahksisu, LED-tuled, tõesti nii-öelda lipulaev variant, ja sobib ta kõigile, ta on oma olemuselt mahtuniversaal, 7-kohaline, maast on ta natuke kõrgem, et selline linnamaasturi tüüpi ka. Prantsuse disain on see, mis nii-öelda kütab kirgi ja kutsub siia boksi meid lähemalt vaatama ka, et see on meie üks peamisi trumpe praegu. Ja müüginumbrid kenasti tõusevad, et selles mõttes rahvas on selle uue disainijoone väga hästi vastu võtnud. Renault Twingo on saanud sportliku GT variandi. Väga kerge masin, 80 kilovatti, tagavedu, tagamootor. Ma usun, et päris lõbus on temaga sõita, et aga üleüldiselt selline väike linnaauto, et väga väikse pöörderaadiusega, et ma usun siin nii-öelda kitsas linnaolus ideaalne masin. Kokkuvõtteks võib öelda, et orienteeruda selles mudelite virvarris ja endale kõige parem leida tuleks kohe kindlasti minna salongi ja endale meelepärast sõidukit proovida. Alles siis saab aimu auto võimekusest ja sellest, kas ta on teie lemmik. Reeglina Renault puhul sellist probleemi ei teki.